Head sõbrad, täna alustame kohtumõistjate raamatu vaatluste esimest episoodi. Me räägime siin usust, koostööst ja kuulekusest. Mõtiskluse aluseks on kohtumõistjate raamatu esimene peatükk ja esimesed 4 salmi. Kuuleme seda. Pärast Joosa surma küsisid Iisraeli lapsed issandalt, öeldes, kes meist peab esimesena minema sõtta kaananlaste vastu. Ja issand vastas, mingu Juuda, vaata, ma annan maa tema kätte. Siis ütles Juuda oma vennale Simeonile, tule koos minuga minu liisuosale ja sõdime kaananlaste vastu, siis tulen ka mina koos sinuga sinu liisuosale. Ja Simeon läks koos temaga. Juuda läks ja issand andis nende kätte kaananlased ja pärislased. Peesekis lõid nad neid maha 10 000 meest. See on Jumala sõna. Suur ja usaldusväärne juht Joosua on surnud. Ta oli juhtinud rahvast tõotatud maa vallutamisel. Tema surm tähistab ühe ajastu lõppu ja teise algust. Põlvkonnad ja nende juhtfiguurid on omavahel seotud tuhandete nähtamatute niitidega. Kui aga kandvad lõimed katkevad, antud juhul eelmise juhi surmaga, siis näib nagu variseks kõik kokku. Esialgul võib näida, et Jooso on asendamatu, kuid tegelikult on üksnes Jumal asendamatu. Nüüd pidi uus põlvkond seda asja õppima. Vaatame, kuidas see neil õnnestus. Nagu pärast iga suure juhi lahkumist tekib ikka küsimus, mis saab edasi? Kes hakkab nüüd rahvast juhtima? See küsimus on eriliselt terav, sest vaenlased hakkasid juba vägesid koondama. Miks? Sest nad leidsid, et juhi surm ja pikalt kestnud rahu kõneleb iisraeliitide nõrkusest, järelikult on õige aeg neid rünnata. Aga kes need kaananlased siis ikkagi olid? Nad olid Iisraeli rahvaga kauges suguluses olevad semiidid. Neil nagu iisraeliitidelgi polnud ühtset riiki, seda meie mõistes. Tegemist oli väikeste omavahel jagelevate linnriikidega. Ainult välise ohu puhul ühineti suuremaks sõjaliseks jõuks. Ja tähtsamad linnriigid olid siin Taanak, Megido, Jeriko ja Jeruusalemma. Aga kes need pärislased veel olid? Selle nimetuse etümoloogia viitab sellele, et tegemist oli avatud linnade külade elanikega. Niisiis oli Iisraeli vastasse vandenõusse haaratud nii kindlustatud linnad kui ka alevid ja külad. Uues võimuvaakumis mobiliseerivad Iisraeli vaenlased 10 000 meest. Selles olukorras palub Iisraeli rahvas Jumala juhatust. Kes meist peab esimesena minema sõtta kaananlaste vastu? Kõlab kuidagi tuttavalt. Jumala vastus on Juuda suguharu. Ja sellele vastusele lisatakse ka tõotus, vaata, ma annan maa tema kätte. See vastus näitab Juuda suguharu silmapaistvat positsiooni ja viitab nende olulisusele tulevikus. Kuid siis juhtub midagi, mis väärib järele mõtlemist. Juuda kutsub oma venna Simeoni appi. Seejuures lubab ta vastutasuks hiljem ka teda toetada. Siis tulen ka mina koos sinuga sinu liisuosale, kui sa ette jääd.
Nii nad lähevadki lahingusse ja saavutavad tähelepanuväärse võidu kaanalaste ja perislaste üle. Kõik oleks nagu hästi, kuid Juuda ei toetunud täielikult Jumala tõotusele. Ta lisas midagi juurde. Ta võttis Siimoni võitlejad liitlasteks, et saavutada kindlamat võitu. Aga see oli juba inimlik liit. See näitas küll vendade vahelise koostöö väärtust. Mida üks ei suuda, suudavad kaks. Kuid pärast selle liidu loomist ei tegutsenud Juuda enam puhtas usus Jumalasse. See on eriline õppetund, mis esitab meilegi küsimuse. Kas me toetume rohkem inimestele või Jumalale ja tema tõotustele? Hoolimata sellest, et Juuda ei toetunud täielikult Jumala tõotustele, andis Jumal talle siiski võidu. Peesikis löödi maha 10 000 meest. Kuid see lugu ei lõppe sellega. Järgmises episoodis näeme, et nad saavad kätega kuningas Adoni Peeseki. Aga sellest räägime juba järgmine kord. Kui nüüd küsida, mida me võiksime sellest loodust õppida? Kõigepealt sea usk Jumalasse ja tema korraldustesse esikohale, kuigi koostöö on hea ja pole keelatud, arvesta alati sellega, et ei maksa Jumala valikutele, tõotustele midagi juurde lisada. Jumal ei kannata liite vastastega, aga vahel ei sobi ka sõpradega liidud. Isegi kui Jumal annab meile võidu, on oluline täita tema käske täielikult. Tänapäeval ei pea me usklikena ihulikke sõdu naaberrahvastega. Täna on tegemist võitlustega vaimumaailmas, kuid põhimõtted on ikkagi samad. Nii nagu Jooso ajastu Iisraelile antakse ka meile juhiseid ja tõotusi. Minu ja sinu vastutus on meile antud ülesandeid täita. Järgmisel korral vaatleme juba Adoni Peeseki lugu lähemalt, aga seniks kohtumiseni.